just. Tere kõigile! Tere! Nagu ilmselt nii mõnigi teist juba eile postituses nägi, siis ma kutsusin endale külla Üllelea, kes on meil üks päris värske rännaku praktik, läbi teinud just pika ja sügava teekonna isiklikul transformatsiooniteel. Ja ma kutsusingi ta täna tegelikult siia, et kuulda, kuidas tal see teekond on läinud. Tegelikult ausalt öeldes ma täna näen teda esimest korda füüsiliselt ja see on nii tore. et päriselus ka on võimalik kohtuda ikka. Just, et päriselus on võimalik ka kohtuda ja me oleme seni kohtunud ainult veebiteel ja seminaride raames ja sina tegidki läbi kogu selle aastase õppe veebiseminaridel. Ja, minul oli veebiõpe. Isegi vist 8-päevased retriidid. Ja, kõik oli veebis. Jube mugav oli. Hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni. See oli väga mõnus. Mulle meeldis veebi versioon. Hästi siuke mugavustsooni natuke alles. Jah, sai oma turvalises ruumis seda kõike teha. Aga Üllelea, tegelikult ma seda ei ole jõudnud veel küsida. Meil oli juba väga ägedaid. Juba läks me vestlused nii põnevaks, et mul tekkis vahepeal tunne, et me peaksime kohe alustama selle laiviga. Päris kaamera tööle kähkuin. Et sul juba tuli niisugust kulda. Aga et miks sa üldse, mis üldse rännakusse tulid? Mis sind pani otsustama üldse vaadata selle poole, mis me siin teeme? Rännaku peale on ju? Jah. Tead, sellega on üli naljakas lugu tegelikult, sest rännakus sattusin ma universumi juhatuse saatel, ütleks selle kohta, sest mu õde oli tol ajal haige ja siis ma ostsin endale raamatuid ja siis ma nägin Brandon Basie The Journey raamatut ja ma lugesin sealt tagant selle kirjelduse, eks ju. Ja siis ma vaatasin, et ta sai abi enda füüsilise maailma probleemide jaoks, eks ju, et ta sai nagu seda toetust. Siis ma mõtlesin, ma kingin selle raamatu tõele. Ja siis ostsin selle ära ja siis ütlesin, et kuule, mul on sulle üks raamat, et sa kindlasti võiksid seda lugeda, et see on nagu ülilahe raamat, et et seal on üks naine, kes sai nagu abi enda füüsilisele kehale läbi selle metoodika ja bla bla bla, on ju. Ja seda ütles, mul pole praegu aega, loe see läbi ja siis, kui see on hea, siis ma loen ka. Okay. Ja siis ma olen hea õde, on ju. Ma lugesin raamatu läbi ja siis, kui ma lugesin seda, siis ma sain aru, et vau, see on see raamat, mis muutis praegu mu elu. Okay. Ja ma nagu reaalselt nagu lugedes sain aru, et see on midagi nii sügavat, mida ma olen otsinud, mis totaalselt muutis ära selle reaalsuse, mis mul tol hetkel oli. Ja siis ma teadsin, et ma tahan veel. Ma tahan sügavamalt, ma tahan teada, on ju. Et tükk aega mõtlesin, et ma tahan minna kellegi juurde praktikasse. Ja siis ma nägin, et tuleb intensiivseminar ja siis ma olin kohe, et ma lähen sinna. Panin ennast kirja ja algus pidi see ju päris elus toimuma, on ju. Siis lükati see veebi peale üle ja siis mul oli algus segadus, aga siis ma ikka tahan sinna minna. Ja siis juhtus veel selline asi, kus mul samal päeval oli Anthony Robbinsi UPV nagu samal nädalavahetusel, kui oli see intensiivseminar. Unleash the power within. Jaa, Unleash the power within. Ja siis ma olin nagu, ma tahan mõlemale minna, mis mõttes nagu, et mida ma nüüd valima pean. Ja siis ma kirjutasin enda probleemist, ma ei mäleta, kas ma kirjutasin sulle või ma kirjutasin kellegi teisele. Ja siis öeldi, et meil on üks inimene veel, kes tahab seda intensiivseminari läbida, aga ei saa sellel nädalavahetusel. Ja siis reaalselt mul oligi see, et ma pidin 2 nädala jooksul materjali läbi töötama, on ju. Ja siis me tegime praktikat selle teise inimesega koos ära. Nii et ma tegin nädalavahetusel selle UPV maratoni ja siis kohe nagu järgmine nädal peale seda ma tegin siis need iseseisvat õppimistöö ja siis ma tegime need praktikad, on ju. Et mega crazy nagu algus, et kõik need tõenäosused ütlesid, et sa ei saa sinna ja siis ma ei, ma leian võimaluse.
ja mulle meenub, et me tegime ju tegelikult selle võimaluse, mida meil sel korral ei ole, et sa saad tagantjärgi või 2 nädala jooksul vist teha kuidagi, sest seda võimalust meil enam ei ole. Alguses me katsetasime, et kas nii ka toimib, et mõned inimesed tahavad võib-olla jupi kaupa ja 2 nädala jooksul Okay. Minu jaoks te tegitegi selle. Sinu jaoks tundub nii, jah. Sest muidu ma ei oleks saanud intensiivile kohe tulla, vaata. Et Unleash the Power Within'i piletid olid mul tolle ajal taskus. See oli kõik makstud, on ju. Ja siis oli see, et ma alles olin, nagu tahtsin osta, nagu ma ei olnud veel maksnud rännakut ära, on ju. Et see nagu võimalus sel hetkel oligi see võimalus, mis tegelikult andis mulle selle, avas selle ukse, on ju. Et sa saad see aasta minna sinna rännakuõppesse, on ju. Et üli nagu lahedalt välja jooksis. Aga mis su taotlus oli? Sul oli nagu, selles mõttes ütlesid, et see oli su jaoks elu muutev, oli juba see raamat, on ju. Aga mis mõttes elu muutev? Mis täpselt see oli, mis sinu jaoks? Minu jaoks nagu see kõige suurem aha-hetk oli võib-olla see, et ma sain aru, et vau, et meie iga reaktsiooni ja emotsiooni taga on enamat. Et see viha näiteks, mis tuleb üles, ei ole ainult viha, et selle taga on midagi enamat, selle taga on põhjus, kust ta tuleb. Ja justkui nagu leida üles need juurpõhjused sellest, miks ma käitun nii, nagu ma käitun, miks ma olen selline, nagu ma olen. Et see kõik on nagu nii avardav olnud minu jaoks. Ja kui ma lugesingi seda raamatut, siis ma mäletan nii hästi, kuidas ma olin just selle esimese poole läbi lugenud, on ju, kus oli emotsionaalsest rännakust, emotsioonikihtest allaminekust räägiti ja siis ma läksin puid laduma ja siis mul oli nagu mingi ilge hunnik puid vaja laduda ja siis ajas mind nii närvi, et miks ma kogu aeg pean neid puid laduma ja siis ma nagu tuli meelde see raamat ja siis ma jäin paigale ja siis ma nagu okei, mis siin tegelikult on? Okei. Ma tegelikult olen väsinud ja ma lihtsalt ei jaksa, okei, mis siin veel on? Nagu ma sain nagu enda jaoks sellise metoodika, et kui ma nagu hakkasin endale jutustama lugu, et kõik on niimoodi ja kõik on halvasti, on ju. Siis ma sain metoodika, millega selle loo katki lõigata, on ju. Ja minna sügavamale vaadata, mis tegelikult mind häirib. Nii et see oli nagu see hetk, kus ma olin nagu, vau, nagu päriselt, nii lihtsalt käiski või, nii lihtsalt nagu, mis mõttes on ju, et nagu minna iseendast sügavamale, kui me üldse arvame, et sügavamale kui see lugu, kes me üritame olla, on ju, et me alati räägime lugusi, no inimestena me oleme lugude spetsialistid, eriti mina, nagu ma võiks jutu hästi olla, et selles mõttes, et lihtsalt leida see hetk, kus sa suudad iseendas kohal olla nii palju, et sa näed sügavamale. Ja see lihtsalt see rännaku metoodika võimaldas mulle tol hetkel seda. Ma ise tunnen seda, et me nimetame seda rännaku metoodikaks, aga tegelikult see Brandon on pannud kokku erinevad võtted, mis nii-öelda taas elustavad meie enda loomuliku võimeprotsesside asju. Et see ei ole tegelikult mingi asi, mida ma nüüd mingi võõras asi, mida ma võtan ja hakkan midagi tegema, vaid sa ühel hetkel tabad seda, et see on kõige loomulikum toimimise viis üldse, mida ma siin õpin. Just. Et ma tulen tegelikult põhimõtteliselt see, mis mul nii-öelda nagu gaas peale lapsepõlves pandi, on öelda, et nii ei tehta, sest meil on see programmeering põlve. Ja veel kaugemale. Jah, et me oleme kaotanud kontakti iseendaga, ja siis see nagu lihtsalt ütled, tegelikult enesega kontakt oma emotsioonidega, töö oma mõtete ja asjadega on nii lihtne ja see on loomulik ja see tegelikult ongi, kuidas inimesed päriselt toimivad, kui nad on avatud. Ja võib-olla ka see koht, et rännak nagu õpetab meid uuesti tundma. Ta on nagu õpetanud uuesti kontakteeruma oma emotsioonidega, mõistma, et kõik emotsioonid on okei. Et sa võid tunda viha, sa võid tunda kurbust, et see, et sa tunned neid intensiivseid tundeid, ei tähenda, et nad defineeriksid, on ju, sest nagu kõik, kes kogevad rännakut, nad teavad ju, et intensiivsed tunded viivad palju sügavamale, palju paremasse kohta. et siit tuleb mul oli üks rännak, kus ma ise kogesin rännakut ja ma nii hästi mäletan, kuidas mul tuli nii metsik kurbus peale, et ma reaalselt nutsin 30 minutit umbes. Wow. Ja see oli nagu väga sügav. Kõik elupisarad, kõik, mis tagasi hoitud oli. Oh, jah. Kraanid läksid lahti. Ja tead, mis juhtus, kui ma lõppu jõudsin või?
ma naersin 30 minutit ja ma naersin niimoodi kõht kõveras diivani peal, et ma ei suutnud isegi istuli enam olla ja mul nagu reaalselt mul oli füüsiliselt kõhul nii valus, ma naersin nii palju. Aga see ongi nagu see, et me lubame endal tunda seda, mis on intensiivne, mis on niimoodi negatiivne, on ju. Läbi selle me tegelikult saame selle positiivsed emotsioonid, selle rahutunde, selle kerguse, et just läbi selle tundmise. Selle keskmes oleku. Just, et... Aga kuidas sul alguses oli nende rännakutega, et vahest inimesed ütlevad, et nad kardavad seda, et nad ei suuda oma pead kinni panna. Ja et nad ei saa tegelikult, et nad ei saa, et noh, et okei, et sinu jaoks siin on ja sinu jaoks võib-olla see tõesti on nii, aga minu jaoks, mina olen palju raskem juhus on ja kuidas sinul tegelikult alguses sellega oli? Kui ma alustasin, jah? Ma ei ütleks, et oli selles mõttes kerge, sest mul oli mingine peale õpitud häbifoon asjades, millest ei räägita. Aha. Ja kuna minu hästi sügavad traumad, mis niisugused esialgsed kihid, mis mind defineerisid, olid teemadel, millest ei räägita, siis ma mäletan seda, kus mulle viidi rännakud läbi ja ma ei tahtnud öelda välja asju. Ma justkui ei julgenud öelda välja kõike seda, mis tahtis välja tulla, sest ma mõtlesin, et aga mis see teine inimene must arvab. Aga sa ei räägi otseselt. Rännakus tegelikult ei ole olulinegi otseselt rääkida seda lugu või detaile, vaid pigem nagu seda emotsiooni ja seda oli sul ka raske nagu siis väljendada? Ma just pigem mõtlen seda lõkketule ääres vestluseid ja kõiki seda, et ma nagu... kus ma nagu pean kõik välja lajatama. Et nagu lõkketule ääres oli minu jaoks hästi keeruline emotsioone tunda. Võib-olla alguses oli see, et no nagu oli natuke see foon, vaata, et ma tahaks ikkagi nagu õigesti teha. Ja siis nagu tunned enda emotsiooni, see emotsioon kaob ära ja siis on nagu, no ma ikka üldse ei saa hakkama. Ma mäletan hästi seda kohta. Alguses oli mul iga kord enne rännakut mul oli meeletult suur hirm, et mitte midagi välja ei tule. Et noh, et ma ei saa sellega hakkama ja et ma ei tunne mitte midagi. Ja tegelikult minu kõige esimene rännaku kogemus oligi Joonasega, kes siin alles käis, et ta püüdis mind tunnete kihtidest läbi viia tund aega ja ainukesed tunded, mida ma tundsin, oli, ma ei tunne mitte midagi ja ma ei saa sellega hakkama. Tund aega järjest. Ja siis lõpuks tal oli paberi pliiats kätte võetud lootuses, et ta saab siia hästi palju emotsioone kirjutada. Ja reaalselt siis midagi ei tulnud. Ma olin seal niimoodi plokis, kuigi kui ma ringi toimetasin, oli ma hästi ärev, nii kui silmad kinni panin, kadus kõik tundnud ära. Ja siis sellel momendil, kui ta selle nii-öelda loobus, siis ma nagu tekkis mingi väike emotsioon ja see emotsioon oli hästi, tõesti nagu väike emotsioon ja selle nimi, see oli see hirm pettumust valmistada. Noh, et ma ei saanudki sellega hakkama nagu, et... Ja siis ma mõtlesin, korraks meel ütles mulle, et see on nii õrn. Aga ma ütlesin selle välja. Ja noh, see tamm, mis sealt lahti tuli, emotsioonid. Ja siis ma 2 minutiga naersin samamoodi, nagu sa just kirjeldasid, nagu, et ma ei suutnud naeru lõpetada, sest see meeletu vabanemine, mis sealt sellest tekkis. See on nagu see efektikas, mulle tundub rännaku puhul, et see meeletu vabanemine, kui sa lõpuks sellest ego kaitsekihist nagu läbi lähed, selle meele kaitses, kes püüab kontrollida, oota, mis siin toimub, ja siis kui lõpuks toimub see vabanemine, saad aru, et issand, terve elu. Olen igatsenud seda ja ma ei ole aru saanud, mis asi see on, mida ma igatsen. Miks on kogu aeg see tunne, et midagi on nagu puudu, aga kõik on ju hästi, aga midagi nagu, ja siis, kui sa selle tunde kätte saad, siis et see ongi see. Okei, now I got it. Kus sa olnud oled? Või kus ma olnud olen? Kus ma olen, just nimelt. Tere tulemast koju, on ju. Just. Et see on nagu see, jah, kui sa julged minna piisavalt sügavale, siis sealt vabaneb nii palju võimsaid emotsioone, et see lihtsalt on lihtsalt võimas. See on sõnu seletamatu kogemus, mis võib tulla, eks ju. Aga see vajab ka natukene julgust. Kindlasti. Julgus on oluline komponent selles retseptis. Julgus astuda tundmatusse, sest et noh, seal ei ole, nagu selles sisemaailma vallas nagu ei ole mingisuguseid
keegi ei saa sulle midagi garanteerida, on ju, mis sul sealt vastu vaatab, on ju. Aga et see julgus vaadata siis nendesse kohtadesse, millest võib-olla terve elu ära jooksnud olen. Aga ma tahtsin tuua korraks selle lõkketuleprotsessi, et võib-olla siin on inimesi, kes ei ole kunagi rännakut kogenud. Et Ülle-Lea mainis, et ta lõkketuleprotsessi ei saanud alguses sõnu suust, siis rännak koosnebki erinevatest nagu sellistest tehnikatest, siis, mida me kasutame selleks, et end sisemaailma puhastada ja andestamise protsess on siis, või sügava andestuseni jõudmine on üks olulisemaid asju tervenemise juures, nii vaimses kui füüsilises plaanis. Ja seal lõkketule ääres siis selleks, et me elus suudaksime minevikust tegelikult lahti lasta, on meil kõigepealt vaja välja öelda kõik need valusad asjad, mis meil minevikust võib-olla jäid kuskile sisse ja me ei julgenud välja öelda, me ei saanud välja öelda, me ei osanud välja öelda. Ja siis nüüd selles protsessis, kui see mälestus peaks vallanduma või see mingisugune inimene, kellega sul see valu on seotud, siis seal sa oma sisemaailmas tood selle inimese sinna ja teed selle puhastuseni äärde, ütled need asjad välja, mida võib-olla pole kunagi julgenud välja öelda. Mul on kusjuures üks kogemus seminarilt ühe naisega, kellel oli hästi jõhker, raske kogemus ja ta ütles, et ta ei suuda seda välja öelda, et nii, et mina kuulen. Ja me tegime kokkuleppe. Ma ütlesin, okei, ma panen kõrvad kinni, aga oluline on see, et sa ise saad need sõnad suust välja. Ja ma paningi kõrvad kinni ja ta tegi selle puhastuse niimoodi ära, et ma ei tea, ma ei kuulnud ühtegi sõna. Ma tegin ka enda teise rännaku samamoodi. Ja see on ka okei, sest et minul kui rännaku tegijal või sellel, kes seda protsessi parajasti juhendab, ei olegi oluline seda teada. See on sinu jaoks oluline, et sa saad selle seest välja. See ongi see, et mõnes asjas on see valehäbi nii suur, et sa ei julgegi alguses väljendada seda ja see on okei. See on täiesti okei. Lihtsalt mida rohkem me tervendame seda kohta, seda lihtsam on rääkida asjadest, mis on olnud. Et alguses võib see väga valus olla lihtsalt. Ja. Aga sa oled nüüd aasta, okei, seal on pikemad vahed sees olnud, aga sa oled sellel teekonnal nüüd siis rännaku tööriistu kasutanud. Põhimõtteliselt 1,5 aastat. Kuidas su pere sellesse suhtub? Minu pere? Kas on, mõnikord inimesed kardavad vaata seda, et kui ma niimoodi muutun, et see ei meeldi minu kaaslasele, see ei meeldi minu perele, see võib kuidas sinu pere sellesse sinu muutumisprotsessi on? Kuidas nemad sellega toime tulevad? No selles suhtes, kui ma võtan koduse pere nagu abikaasa ja lapsed, eks ju, siis nemad on pigem hästi toetavad, et mida ma nagu hästi tajun on see, et sellest hetkest, kui ma nagu rännakuga alustasin, siis mina emana olen palju parem. Et ma olen nagu nii palju rohkem kohal laste jaoks ja et minul ja lastel on palju parem suhe. Mehega on see, et mees toetab mind, ta on nagu selles suhtes juke kõrvalvaataja natukene nagu ikka, et ta on ise ka mõned rännakud kogenud, et ütleme niimoodi, et tema poolt ei tule mitte midagi halba, ta on siuke neutraalne, jälgib huviga, et mis see naine jälle välja mõtleb, et kuna kui ma võtan nagu enda 1,5 aastat tagasi versus enda nüüd on ju, siis ma ei ole äratuntav, et ma ei ole nagu see sama inimene enam ja see on täiesti okei. Et võib-olla nagu raske on kohaneda nendel inimestel, kes ei ole kogu aeg minu kõrval. Et sest reaalselt kui ma üle näiteks poole aasta kedagi näen, siis see on alati uus mina. Iga kord tuleb uus mina uksest sisse. Ja nagu inimesed, kes ei suuda kohaneda kiiresti võibolla muutustega, siis see on täiesti loomulik, et neil võib tekkida see ebaturvatunne või nagu ebaturvalisus hetkeks on ja. Aga kui nad näevad, et see uus versioon sinust on ehkki veel parem on ja veel armastavam, veel toetavam, siis nad tegelikult tulevad ka kaasa. Et lihtsalt see esialgne nagu see teekond aktsepteerimiseni. Kui ta on harjunud sinu mingi versiooniga sinust, siis seal võib tekkida seal kõvakettal väikene error sisse. Just. Mulle õde ütles ükskord hästi, et aga mis sa ootad nüüd, et kõik saaksid aru sinust? Vaata, kes sa oled, ma ei saa üldse aru, kes sa oled. Et sa oled nii palju muutunud ja just heas mõttes muutunud.
et sa ei saa eeldada, et kõik saavad kohe aru, kes sa oled nüüd, sest nad ei ole veel sind kohanud sellises versioonis, eks ju. Et ja no nii ongi, et kui sa muutud enda elus nii kiiresti, siis need inimesed, kes su ümber on, nad lihtsalt peavad suutma mingil hetkel järjele jõuda, et kes sa nüüd päriselt oled uues reaalsuses. Et see vahel on keeruline. Kui sa peaksid 3 sõnaga kirjeldama seda, kes sa 1,5 aastat tagasi oli, siis mis sõnad sa ütleksid? 1,5 aastat tagasi kontrolliv. Kontrolliv ja kontrolliv. Tuleb veel midagi. Kontrolliv, ma ütleks valusi täis. Nagu hästi tugevaid valusi täis. Ja mõtle, mis see 3. hea sõna võiks olla. Nagu ma ütleks, et lootuses otsimas. Okay. Et siukene raske on kirjeldada seda, kes ma olin, sest... Aga kui sa nüüd 3 sõnaga peaksid kirjeldama, kes sa täna oled? Täna ma olen lõpus, ma olen vaba ja voolav on hea sõna, et ma lähen kaasa sellega, mis energiat räägivad, et mul ei ole enam seda vajadust teada, kontrollida, mul ei ole enam seda pinget, et kõik peab olema minu moodi, et see nagu oli hästi intensiivne just, et kõik peab olema minu moodi. Okay. Et siis nüüd ei ole enam seda, nüüd on kõik lihtsalt on, nüüd kõik on. Et see on hästi äge tunne. Aga kas sina osalesid siis meie kõige esimesel veebiseminaril, et kes juba ilmselt enamus on juba kursis sellega, et Rännaku seminarid toimuvad nüüd ainult veebis. Et kuidas see 3-päevane, sa tegid seda natuke teistmoodi. Ma ei saagi su käest küsida seda. Ma teen kõike enda moodi. Sa tegid seda 2 nädala jooksul üldse seda asja, on ju. Aga mida see sulle andis, see esimene kursus, just see baaskursus? See, mida me nüüd siin aprillis, kus sina ju tuled ka treeneriks toetama neid inimesi, kes sinna osalema tulevad, on ju? Mis ta andis? No esmalt juba see, et sa saad kogeda rännakut ja kogeda nagu mitu korda, mitte ainult 1 korra, eks ju. Et esiteks need 2 esimest rännakut, mis ma kogesin, olid ühed ülivõimsad tervendajad mulle endale. Nagu ja ometigi olid, sa tegid seda ju teise osalejaga, kes oli sama kogenematu kui sina. Just, aga see on minu rännak, ega see teine osaleja. Nagu, ta võib seal teksti lugeda, aga mina rändan enda sisemuses, on ju. Et minu teha on tegelikult rännaku efektiivsus, et juhendaja on toeks. Ja ma sain nagu päriselt, ma sain lahendatud sellised, no mitte lahendatud, aga ma sain esimese kihi maha, esimese valu keha maha nendelt teemadelt, mis on nagu väga-väga pikalt minuga kaasas käinud ja mis on väga intensiivselt mõjutanud mind naisena, minu seksuaalsust, minu olemust, et nagu hästi-hästi võimsad tervendused tulid. Et see on kindlasti esimene asi, mis ma ütlen, et see ainuüksi see juba oli nagu seda kõike väärt, et aga kõik need teadmised, kõik need nagu mõistmised kõige kohta, mis on võimalik, eks ju. Et see oli mega väärtuslik, see oli mega väärtuslik ja just nagu ma siia tagant järgi mõtlen, et nii äge, et mul oli see võimalus seda kogeda, et ma kohe peale seda teadsin, et ma tahan rohkem teada. Või noh, et ma tahan rohkem nagu kogeda, et ma tahan sügavamale minna, et ma tahan rohkem tervendada ennast ja siis sellest ma ka selle praktikaprogrammi nagu valisingi, on ju. Et ma tundsin kohest efekti minule endale, minu hingele. Ja sellel oli pikemaajalise mõju. Ja. See naine ei ole enam sama. Ilmselgelt seda ütlevad tegelikult kõik need inimesed, kes on nagu otsustanud peale seda baaskoolitust, et nad kasutavad edasi seda tööriista ja lähebki aasta mööda või noh, paar aastat mööda midagi ja kõik, kes on jäänud seda praktikat enda elus kasutama, on öelnud, et okei, et täielik muutus
ja siis küsimus on alati, et okei, aga kas seal on nagu kahju ka, et tahaks nagu mingit vana osa endast tagasi, mitte mingil juhul. sest see, mida ta teeb, on ju see, et ta lihtsalt aitab meil olla vabam elus, voolavam, nagu sa kirjeldasid. Põhimõtteliselt see, mida sina kirjeldasid, on see, mida rännak inimestega teeb. Teeb ta vabaks, voolavaks, rõõmsameelsemaks. Ma ütlen, et ta laseb meid lahti nendest piiridest, mis me ise endale seadnud oleme. Nendest kaitsekilpidest ja mallidest, mida me tegelikult ei vaja. Et kui palju neid kihte minu peal on olnud ajaga. Wow. Et nagu tõsiselt metsikus koguses lihtsalt kaitsekihte ja nagu käitumismustreid, mis on loodud selleks, et ma haiget ei saaks. Lihtsalt sellepärast, et mul on olnud valusad kogemused minevikuseks. Ja mis see tegelikult... Ma räägin üksi. Et mis see tegelikult nagu võib-olla hästi intensiivselt on muutnud, on see, et minu versioon või minu viis inimestega suhtlemiseks on nii palju vabam ja muutunud, et ma saan nii puhta koha pealt inimestega rääkida, ma saan nendega suhelda, mul ei ole enam neid igasuguseid eelarvamusi või piiranguid, et üldse inimestega rääkida ja suhelda. Varem oli ikka see, et mis ta must arvab või kas ma nüüd ütlen midagi valesti või ei tea, kas üldse nii on kohane rääkida ja mis tunded temas võiksid tekkida, et äkki ma nagu teen haiget kellegile, et olles mina. Et nagu lihtsalt sellega, et ma olen mina, et äkki ma teen kellegile haiget, et kui absurdne see on. Et nii ma saan olla mina. Ja ma usaldan seda, et kõik inimesed, kes minuga siis seda ühist energiaruumi jagavad, minu läheduses siis on, kellega ma suhtlen, et nad on hoitud läbi selle, et mina hoian ennast, eks. Et läbi minu enda. Et selles suhtes on ta ägev. Aga ma tahtsin ühe asja kohta küsida ka, sest ma väga palju sellest asjast ei tea midagi. Aga sul, kuna sa rännakusse tuli, sa kohe käivitasid ühe projekti, rännakubuss. Ja mul on räägi sellest natukene. Mul on selline huvitav projekt nagu rännaku ja juuksuribuss, mis on mul hetkel remonditöökojas. Ja kuna ma ise olen oma erialalt olnud, issand mitu aastat, üle 10 aasta olen olnud juuksur ja tegelenud hästi palju erinevate inimestega ja nende sisemaailmaga, siis see rännakumeetod on justkui olnud nagu selline imeline täiendus sinna kõrvale. Ja kui loogiline. Siis ma teen seda iga päev kogu aeg. Aga see rännakubussi ja juuksuribussi nagu idee tuli sellest, et ma olen hästi metsa poole inimene ja mulle meeldib liikuda, mulle meeldib looduses olla, mulle meeldib hästi kuidagi vabalt kogeda elu. Ja nüüd, kui ma olen nii palju vabam, eks, mul on ka julgus seda teha. Ja ma sain ühel hetkel aru, et selline tavaline, klassikaline salongiruum või vastuvõtta tuba, et see ei ole nagu päris minu stiil. Ja siis ma otsustasin sellise asja ära, et ma tahan luua endale selline väikse liikuva karavani, kus ma saan sõita ükskõik kuhu Eesti otsa, kas kaunisse loodusesse või mis iganes koht see on, mis mind tol hetkel kõnetab, on ju. Ja siis lihtsalt seal teha nii juukseid kui ka siis rännakuid. Et näiteks suvel ma tegin Rabas väga palju rännakuid, kus me mõlemad istusime Raba järve ääres ja rändasime koos. Et ma viin natuke võib-olla selle kontseptsiooni mallist välja, sest mis ma olen nagu aru saanud, on see, et see keskkond, kus me oleme, väga palju mängib ka rolli selles, et kui kergesti me leiame see rahukoha endas ülesse. Ja Raba kui selline on lihtsalt üdini väestav, üdini maandav, üdini võimas koht. Et siis see rännakubuss veereb väestavatesse kohtadesse, et jõuda rohkemate inimesteni. Või ma isegi ütleks rohkem, ma ütleksin nende inimesteni, kes peavad mind kohtama. Väga äge. Nii et siis suvel saame sind tellida kuhugile. Ma siiralt loodan. Et võite vaadata aga tema Facebooki lehte ja tema väga vinget juuksuritööd teeb ta ka. Nii et tutvuge. Sul on ilmselt mingi kogukonna leht ka või ainult isiklik leht, mis sul veel on? Mul on juuksurileht, Repasesaar, kui panna
#rebasesaar otsingusse leiab ülesse, siis mul on spirituaalse maailma leht Hingekaravan, kus on siis rännak kui ka igasugused vaikusematkad rabas, mida ma läbi viin ja ma nagu tegelen igasuguste asjadega. Et üritusi korraldan ja üldse nagu natuke rohkem spirituaalsust kui niisama üks tükike, on ju. Ja siis on see Hingekaravan, mis on ka ilusti Facebookis leitav ja siis mul on videoblogi, elustiiliblogi Hingega käsikäes. Väga äge. Just. See on grupina Facebookis leitav, see on väike armas grupp. Kui sind Ülleleja inspireeris mind igatahes, täiega inspireerib ta siin. Et siis võid järgi vaadata ja ka minna uudistama, mida ta seal teeb. Ja kui sul on tekkis selle jooksul siin küsimusi meie selle vestluse jooksul, tahad midagi veel täpsemalt teada, tahad võib-olla rännaku kohta midagi veel teada, siis hästi julgelt kirjuta meile. Ma arvan, et sa võid ka Üllelejale otse kirjutada. Messengeriks leiad kindlasti ta ülesse. Ja tulge seminarile. Selles mõttes enne järgmist kevadet me seda uuesti ei tee. Ja eks siis ole näha, mis see järgmine kevad ja mis tuuled siin maailmas on. Aga praegu on tõesti väga suurepärane võimalus võtta see 3 üliväärtuslikku päeva iseenda jaoks, sukelduda endasse, vabastada kõike seda, mida me ei vaja tegelikult. Kõik need valekihid maha koorida ja just jõudagi sellesse suuremasse kontaktis endaga, enda loomulikusse, vabasse olekusse samm-sammult. Nii et see 8.–10. aprill see seminar on toimus veebiteel ja leiad siit ajajoonelt väga palju infot selle kohta, et kuidas registreerida ja meil on isegi pühapäevani soodushind, nii et vaata järgi. Kas sa tahaksid midagi lõpetuseks öelda inimestele? Võib-olla siis seda, et ärge kartke olla teie ise. Et olles sina ise, sa lihtsalt saavutad nii palju värvikirevama ja võimsama versiooni elust. Ja sa saad kogeda nii palju puhtamalt, nii palju autentsemalt, nii palju siiramalt ja mis on veel võimalik, kui sa lubad endal täielikult alistuda ja kogeda seda ägedat mängu nimega elu, et täiega lihtsalt kuulake seda, mis teie hinges kõliseb vastu, et mis tegelikult tahab sealt välja tulla ja lihtsalt lubage endal täielikult järgida seda, sest see on see, mis tegelikult teid õnnelikuks teeb. Isegi kui hirm natukene on. Eriti kui hirm. Jaa, eriti. Minu elu moto. Ja see on Papaji sõnad. Mine sinna, kus on sinu kõige suurem hirm. Seal on ka kõige suuremad kingitused sulle. Jaa. Ja ole valmis neid vastu võtmas. Kui sa neid vastu ei võta, siis nad jäävad vedelema. Ja see on kaetsus. Aga igal juhul soovin imeilusat 4 päeva. Või kui sa vaatad seda hiljem järgi, seda ilusat päeva, õhtut, ööd ja teekonda sulle. Ja täiega liituge intensiivseminariga, sest see oli lihtsalt nii äge kogemus. Ma panen selle Üllelea kvaliteedimärgi sinna põmm. Ja Kristina kirjutab, et pööra hirm uudishimuks, siis pole enam hirmus. Ja tasub, mina räägin ka ikka sellest, et ole hästi uudishimulik kõikide nende kitsaskohtade osas, mis su sisse tekivad. Et mis see täpselt seal on ikkagi, mida ma kardan? Ma kardan. Järelikult ma pean minema sinna. Jaa, mul on samamoodi. Ma olen alati hirmu poole. Väga huvitav. Just. Ja väga äge. Aitäh sulle, Kristina. Aga jaa, mõnusat päeva teile ja kuulmisteni, nägemisteni. Näeme. Tšau. Tšau.